Sellele, et Jüri ülestus toimus, oli ka mitmeid poliitilisi tagajärgi vanal Liivimaal, mis oli siis nüüd Ordu ja ainult piiskopkondade territoorium. Nimelt Ordu sai väga rikkaks pärast Jüri ülestust. Ta sai endale Põhja-Eesti, mis oli suhteliselt rikas piirkond, kus oli palju inimesi, kus kasvas palju rukkist, ja sai endale tähtsama sadama linnad seal. See tähendab seda, et ta sai hästi rikkaks ja temast sai justkui domineeriv jõud Eestis ja Lätis. See loomulikult ei meeldinud paljudele piiskopkondadele. Peamine piiskopkond, kes tema vastu oli nimelt Tartu piiskopkond. Tartu piiskopkond kasutas siis palgasõdureid, vene sõdureid, isegi palkas piraate, et õnnestada Ordu võimu. Ordu pidas mitmeid lahinguid ka piiskopkondade vastu. See oli mõttetu kodusõdade seanss, mis väsitasid mõlemad pooled ära. Nii Tartu, nii Ordu, kui isegi Saaremaa. Ja sellegi poolest see oli hea aeg olla Ordu, sest Ordu oli väga rikas, väga head olukorras. Kodusõjad, rikkus, kõik see oli siis 1400. aastatel Liivimaa teema. Oli vaja midagi ühtset, midagi stabiilset. Ja otsustati, et luuakse üle Liivimaine maapäev. Maapäev oli nagu maanõukogu või rüütelkond. Saadi kokku, arutleti ja mindi laiali. Arutleti välispoliitika, sisepoliitika, maksude, ehituste ja muude säärase teemadele. 4 seisust oli esindatud. Kõrgemad aadlikud ehk siis rüütel, madalamad sallid ehk siis läänimehed, mis iganes, vaimulikud, kuulis siis 4 suuremat piiskopkonna juhti, kõik piiskopid, ja linnainimesed, suuremad linnad. Ja kõigil oli hunniku peale kokku üks ainult hääl. See tähendab seda, et seal oli paarsada linnameest, see oli ainult ühe hääle anda, paarsada rüütlit, ühe ainult hääle anda. See, kuidas nad oma hääle annavad, see on leppivad siis kokku kuskil tagaruumis. See oli demokraatlik asi. Ja see oli kõige suurem samm, mis tehti ühtse riigi loomiseks, ühtse tugeva riigi loomiseks. Aga, jäänud unistuseks, et ühtne riik luua ja kaugemale ei astutud. Kõik see esimene maapäev, mis kokku sai kokku 1421. aastal. Eesti eluolu hakkas jällegi mõjutama välismaal toimuv. Nimelt aastal 1517 üks Saksamaa munk nimega Martin Luther tuli huvitavale ideele. Ta raius selle ilusal aastal kiriku seina peale ühe väikse paberi, naerutas väikse paberi, ja peale kirjutatud tema muudatused kirikule. Tema oli tähele pannud seda, et kirik on korrupeerunud. Preestid võtavad altkäemaksu, müüvad patulunastuskirju ja kirik on oma mõtte ära kaotanud. Tema idee oli järgmine, et kirik tuleb ahadest preestidest ära puhastada ja mõningad nõuded tuleb leevendada. Ta nõudis seda, et natuke tuleks sellist maisemat elu parandada. Et sa ei pea olema sõlipaadis, vaid sa võid ka natukene naisega ringi käia, kui sa väga-väga tahad, kui sa oled vaimulik. Ta ütles ka seda, et kõik pühad kirjad peaksid olema oma kohalikus keeles, et talu peaks ise tõlgendada ja ise sellest aru saada. Ja üldiselt see vähendaks kiriku võimu. Ta keelas ka patulunastuskirjade müümise ja igasuguseid muid asju, mis kirikule raha tooksid. See ajas kiriku väga tigedaks, aga tegi rahva hästi rõõmsaks, sest rahvas oli aru saanud, et tõepoolest see on halb. Mõne aja pärast jõudsid need ideed ka Eestisse. Kui Martin Lutheri ideed jõudsid Eestisse, tõi see kaasa endaga revolutsiooni ja vägivalla. Talurahvas sai aru sellest niimoodi. Kirik ei tohi olla rikas, kirik on paha. Seega, kui kirik on paha, ei ole ta jumala oma, nii et ma võin kirikut rüüstada. Talurahvas ja linnarahvas hakkas siis kirikuid rüüstama. Lõid uksed lahti ja võtsid kõik kuldesemed ja hävitasid kõik reliikviad. On juttu, kuidas Tartus ja Tallinnas preestid oma kirikud kinni naerutasid, et kaitsta oma pühasid aardeid. Seega põhimõtteliselt oli päris halb asi. Kirik loomulikult tegi oma järelpuhastus ning karistas kõiki inimesi, kes selles kahtlustati ja kellel leiti pühasid reliikveid endaga kaasas olemas. Esialgu jäi Eesti katoliikliku kiriku hoole alla. Üks hea asi, mis tuli kogu selle usu uuenduse ja reformatsiooni tõttu, oli nimelt see punkt, et omakeelset piiblit kirjutada. Esimene Eesti, läti ja liivikeelne piibel kirjutati Lübeckis 1525. aastal. Et samal aastal hävitati see ka ära Lübecki linna enda valitseva klassi poolt, kes siis oli kirikule truu. Sellest hoolimata kirjutati omakeelset piiblit edasi. Esimene säilinud eestikeelne piibel on aastast 1535, 10 aastat hiljem. See kirjutati Oleviste kiriku õpetaja poolt ja nimi oli Simon Weinbert.
Martin Lutheri teod lükkasid käima ühe pallikese, mis viis siis vägagi veriste tagajärgedeni. Hakkasid mitmed erinevad ristiusu sektid tekkima. Üks oli luterlus. Inimesed, kes uskusid siis, et tuleks olla justkui katoliiklik, aga natuke vähem kirikut siia mängu. Teised olid kalvinistid, kes ütlesid, et kirik ei tohi üldse olla olemas ja piiblit tuleb sõna-sõnalt jälgida. Ja kolmandad olid siis anglikaani kirik, mis siis oli põhimõtteliselt üks kuningas, kes ütles, et ma olen ise paavst. Ja nad hakkasid otsekohe üksteisega sõdima. Kõik need kirikud. Kõige verisemad sõjad olid Saksamaal, kus sakslased omavahel, prantslased ja itaalsed kõik üritasid meeleheitlikult maha surruda seda Lutheri sünnipaika. Prantsusmaal olid omamoodi verised sõjad ja Itaalia sees olid ka tohutud sisesõjad. Põhja-Euroopa vaikselt võttis ise Lutheri usu vastu ja hakkas natuke rikkamaks saama selle pärast. Nagu varem öeldud, jäi Eesti katoliiklike leeri ning ei vahetanud oma usku, aga ka siin olid sellised väiksed pinged ja sõjad olemas. Ühtlasi sõdis ka kogu ristiusk ühtselt moslemite vastu. Nii katoliiklased kui protestandid kui ka õigeusklikud. Kõik nägid väga palju vaeva, et islamit välja pressida Euroopast, aga edutult. Islamlased olid liiga tugevad ja liiga arenenud riigiga, et vajusid ära kogu Konstantinoopoli ja kogu Balkani poolsaare. Õigeusuleer eriti palju ei muutunud keskaja lõpupoole. See jäi samaks, siin mingeid muutusi ei juhtunud usu poolt, ehk kõik olid üks õige ja tugev õigeusk. Küll aga poliitika hakkas muutuma. Nimelt, Venemaa hakkas enda vaikselt ühinema ja lõpetas üksteisega taplemise. Ühinenud Venemaa oli niivõrd tugev, et suutis välja pressida araabia usu, mis lähenes neile idast, tatarlased. Kui tatarlased välja pressitud, sai hakata ka Venemaa lõpuks ometi õigeusuga keskenduma Lääne-Euroopa poole, mis oli sõdadest niigi räsitud. 1533. aastal tuli siis uude suurde Vene impeeriumisse võimuliks mees nimega Ivan Julm. Ivan Julm oli alguses Ivan IV. Ta sai oma nime, hüüdnime Julma, oma julmuse pärast. Ta oli väga julm valitseja, kes tappis jõhkralt oma aadlikke, teisi vaenlasi kuningaid ja kurades veresaunuga külaelanike ning tsiviilisikute peal, kes üldse sõtta ei puutunud. Ta niimoodi kuidagi sidus Venemaa ühtlaselt kokku ning tegi selle sisepinge olematuks praktiliselt. Ja niimoodi ta saigi oma uue, tugeva, natuke ühtsema riigiga Lääne-Euroopa poole keskenduda. Esimene sihtmärk, mis tal silma jäi, oli siis Vana-Liivimaa. Vana-Liivimaa oli ülimalt nõrk. See koosnes imepisikestest piiskopkondadest ja ordulinnustest ja savalistest linnadest, mis olid ise vabad. Ja see oli väga maitsev piirkond ka sellepärast, et siin oli suhteliselt palju toitu, suhteliselt rikas. Ja sinna oli suured kaubalinnad, mis ühendasid ida läänega. Ja just Tallinn oli see peamine linn, mida Ivan Julma endale tahtis. Ta jõus kokku suure armee, mis koostas palgasõduritest ja valmistus sõtta minema. Aga tal oli vaja ajendit, vabandust, miks sõtta minna. Ja see vaband oli paar aastat varem sõlmitud rahu Ordu ja Pihkva vahel, kus ordumeestrid lubasid maksta nii-öelda Tartu maksu. See dokument olevat võltsitud olnud, aga see pole tähtis. Tartu maksust sai ettekääne, millega Ivan Julm alustas oma kampaaniat nõrga Liivimaa vastu. 1558. aastal alustasid siis Vene väed oma esimesi luureretki ja rüüsteretki teispool Peissit Eestisse. Vastupanu neile ei osutatud, kui siis natukene talupoegade poolt. Venemaa tatarlastest koosnev armee alustaski siis oma planeerimist Eesti vallutamiseks. Nende plaan oli ära vallutada Narva, mida tasid kiiresti piirama, et edasi minna Tartusse. Ülejäänud linnused nagu Rakvere ja Paide alustasid niisama ja siis tekkis niimoodi, et umbes kolmandik Eestist või nende käes. Narva piiramist alustatigi. Valmistusid pikaks piiramiseks, aga siis tuli midagi välja, kuna Narvas puhkes tulekahju. Ja ta oli sunnitud alla andma meile ilma mingisuguse vastupanuta. Eesti esimene linn, Narva, oli langenud. Tartut ka valmistati piirama, aga Tartu rahvas uskus, et mitte midagi hull ei juhtu, kui tsaarsad neile ütles, ja ta andsid niisama alla. Suur viga, sest tsaar järgmine aasta küütis nad kõik Venemaale ohutuse peal. Peale seda, kui Narvat hakati piirama ja Tartu alistus, kes sealhulgas koos ülejäänud Tartu piiskopkonnaga, otsustas ordemeister Fürstenberg, ta läheb vasturünnakule. Ta proovis luua eestlastest ratsaväge. Ratsavägi tuli kokku, aga nähes vaenlast tõmbas nad kõik uttu. Härra Fürstenberg ise ka lahkus ja jättis kogu Ida-Eesti oma saatuse oleks. Peale esimese kaotuse otsustas Ordu, et on aeg vähe vaherahu Venemaaga. Venemaa oli nõus. Taani oli see vahendaja riik. Vaherahu kestis kokku 6 kuud. Kõik pooled
leppisid sellega. 1559. aastal, kui Venemaa mõllas Ida-Eestis, oli Lääne-Eestisse Taani. Taani kuningas nimelt ostis Lääne-Saare piiskopkonna ära ning pani sinna oma enda venna Hertsog Magnuse valitsema. Hertsog Magnus, kes sai endale suure territooriumi Eesti mastaabis, sai natuke tüssata. Ta võttis suuremad maad Saksamaal ära ning anti üks pisikene vaene maalapik Eestis. Ja talle see üldse ei meeldinud. Ja ta peast ka mõtles, et oleks õige natuke suurendada oma maad ja oma Taani vend reeta. Peale seda, kui Ida-Eesti siis suuremalt osalt läks Venemaa kätte ja Lääne-Eesti läks suuremalt osalt Taani kätte, otsustas Ordu siin kahe vahel, et nad ei suuda enam kaitsta keskmit Eestit. Niisiis nad palusid appi endale Poola. Nad maksavad makse Poolale, kui Poola neid kaitseb ja laseb neil endil valitseda seda. Poola ütles muidugi ja vahetas kõik Saksa sõdurid, palgasõdurid välja Poola enda palgasõduritega Poola muundris ja teistes asjades. Ja niimoodi siis kadus ära viimanegi jäänus Liivimaast Eestis. 1560. aastal tulidki siis Poola väed Eestisse ja okupeerisid kõik alles olevad Liivimaa Ordu linnused. Valga, Pärnu, Tallinna ja kõik pisemad. Sellega oli Liivimaa, vana Liivimaa kord läbi. Aastaks 1560 olid tatarlased Venemaa poolt rüüstamas suurt osa Eestimaast. Selle tagajärjel põgenesid kõik aadlikud, kes siis talupoegi johtust pidid hoidma linnadesse. Ja talupojad haarasid oma võimaluse, võtsid oma relvad ja läksid ülestõusule. Alustasid piirama kõige tähtsamaid losse ja valisid enda isegi kuninga üle sepa. Ja see kuningas tahtis jõua liitu Tallinnaga ja rootslastega, nagu ka Jüri ülestõusu aegu. Aga seekord nii, et ikka rootslased tulevad ja täielikult valitseksid Eestit, sest et Eesti talupojad ise ei suudaks mitte kunagi valitseda. Suurem osa sellest ülestõusust ja mässust toimus Põhja-Eestis, Harjumaal ja Tallinna ümbruses. Esimesed talupoja ülestõusud suruti jõhkralt maha taanlaste poolt. Ja Hertsog Magnus isiklikult lasi eestlaste kuninga, nii-öelda eestlaste kuninga, neljaks kista Kuressaare tänavate keskel. Talupojad ei jätnud oma jonni pärast seda, kui nende nii-öelda kuningas ära tapeti. Ja nad jätkasid oma ülestõusuga, protestisid, mässasid, piirasid linnuseid ja tegid tohutult palju kaost. Lõpuks aastal 1561 siis võttiski Rootsi kuni nende palvet kuulda ja need vaikselt hakkasid maha rahunema. 1561. aastal vastasidki Rootsi väed talurahva palvele ning saatsid oma sõjaväe sinna. Okupeeriti Tallinn ja minti lõuna poole. Poola väed kiivutati kõigist suurtemast linnadest minema. Poola väed küll sunniti minema Tallinnast ja ülejäänud Põhja-Eestist, ent jäeti pidama Märjamaa kanti ja sealt edasi Rootsi väed enam ei saanud. Need linnused jäid kindlalt Poola kätte. Aastaks 1561 üritas Eestit kokku umbkaudu 4 suurt impeeriumi ära vallutada. Sõda hakkas vaikselt seisma jääma, aga sellest hoolimata mingisugused verevalamised siin ikka olid. Esimene osapool oli Rootsi siis, kes vallutas suurema osa Põhja-Eestist, Tallinna. Aga eriti palju seda ei kaitstud, põhimõtteliselt passis oma linnustes ja ootas, kuni see rüüstamine lõppes. Rootsi oli protestantlik riik ja ta üritas oma protestantlust levitada. Ühitatakse tänu Rootsile protestantlus üldse jäigi ellu, kui nad igal pool seda kaitses. Rootsi kunn oli aadetavast natuke julm ja talupoegi väga toetas. Sellepärast talupojad toetasid ka teda. Rootsi armee oli suhteliselt distsiplineeritud, üldselt hea, keskmisel tasemel. Ühel pool sündis Poola, kellel polnud mingeid suuri huve Eesti vallutamiseks, peale Venemaa nõrgestamise ning oma enda mõjuvõimu suurendamise. Poola oli üldse katoliiklik riik ja ta üritas iga hinna eest protestanti peatada ja levitada oma usku edasi. Poola armee oli distsiplineeritum ja üks arenenum armee maailmas ja Poola kuningas pooldas kõvasti haridust ja maaelu ja oli suhteliselt selline osalt valgustatud. Seega igati kanti hea mees ja hea kuningas. Venemaa eesmärk selles sõjas ei muutunud ka üldse. Eesmärk oli alati sama algusest peale. Ära vallutada Tallinn, Narva, kõik tähtsamad sadamalinnad. Põhjus selles, et Venemaal polnud mitte ühtegi sadamalinna, mis Läänemeres oleks. Ta oli küll Ingerimaa, aga sinna midagi ehitada küll ei viitsitud.
lihtsam oli ära vaadata Tallinn, et kaup, toit, sõdurid, relvad, kõik saaks sisse liikuda suurde kasvavasse Vene impeeriumisse. Vene armee koosnes palgasõduritest, nad olid tatarlased ja eurooplased. Ohvitserid olid suht kogenud Saksa päritolu profid. Sellest hoolimata nende moraal oli madal ja kui kaotus oli ilmselge, nad jooksid pigem tagasi Euroopasse, kui annaksid enda alla Ivan Julmale. Nüüd, Venemaal olid ka tohutud siseprobleemid. Ivan Julm oli väga julm inimene ja ta tappis hästi palju inimesi. See nõrgendas majandust ja võttis ka sõdurite moraali kõvasti madalamaks. Ühtlasi oli raha veidike vähe, kuna vetsikud sõjad peeti lõunas tatarlaste ja hiinlastega. Taani selleks ajaks enam eriti palju ei soovinud kakelda ning lihtsalt hoida sama Saaremaad tugevalt oma ohjas. Eriti sõjas, nagu ütlesin, kaasada lõpupoole ka ei löönud ja proovis iga hinna eest vaheraami teha. Lihtsalt polnud huve siin. 1568. aastal allkirjastasid Poola ja Rootsi vaherahu, mis lõpetab nende omavahelise verevalamise. Ja viimaks allkirjastas ka Taani mõlema riigiga sarnase rahu ka lõpetamaks verevalamist. Mitte ühelegi vaherahule Venemaa alla kirjutanud, ent sõdida ta ka eriti palju ei jaksanud. Nüüd, kus Poola väed kaitsesid kõiki suuremaid linnuseid Eestis. Pluss ei vaja endal sisetülid, nii et natuke armeesid tuli sinna ka paisata. Oli vaja mingisugust nukkukest või mingisugust liitlast, kes Eesti sisevallutusi jätkaks. Huvitaval kombeks kasutus Eesti-Taani valduste valitseja Hertsog Magnus. Hertsog Magnus oli natuke pettunud, et oma enda kuningriiki luua. Niisiis ta võttis oma lääne mandri territooriumit, ühendas selle Vene keskterritooriumitega ja lõi nii-öelda Liivi kuningriigi koos Vene tsaari nõusolekuga. Vene tsaar andis talle siis väikse armeekas ja ütles, et tõesta ennast. Liivi kuningriigi pealinn oli Paide ja sealt armee vallutas esimesele hetkele ära vallutada Tallinnat. Aastal 1570–71 proovis Hertsog Magnus Tallinnat piirata, ent edutult. Väed demoraliseerusid ja olid nõus lahkuma tema armeest. Hertsog Magnuse armee, mis koosnes peamiselt Saksa aadlikest, kes läksid siis sõduriteks, demoraliseeruski ja läks üle Poola poolele. Üheskoos proovis need 72. aastal Tartut ära vallutada, aga seda edutult. 1572. aastal alustas Venemaa oma kõige viimast suurt pealetungi hiiglane suure armeega. Tallinnat vallutada ei õnnestunud, aga edu oli suur Lõuna-Eestis. Pärnuni välja ja peaaegu Riia ka. Suur osa Poola kindlustest siis langes. 5 aastat kestis see kampaania aega, aastani 1577. Edu oli päris suur, aga poolik, kuna vägesid oli veidike väheks jäänud. Linnu soeti kaitsta, aga ümbervad maapiirkonnad olid kaoses ja toidupuudus oli ka päris suur. Seda, kui näiline Venemaa edu oli näiteks seda, kui Poola alustas uut pealetungi 1581. aastal. Rünnakud Eestit eriti ei puudutanud, aga läbi Läti vinti. Igal pool sai venelane haledalt peksa ja linnuse järel alistus. Poola väed jõudsid Pihkvani välja, sealt edasi nad viitsid minna. Vaikselt hakati ka väiksemate väesalkadega Lõuna-Eesti ära okupeerima, kui lõpuks oli kogu Lõuna-Eesti poolakate range kontrolli all. 1581. aastal nägi Eesti kaart välja selline. Põhjas on siis Rootsi, Tallinn ja Harjumaa põhimõtteliselt tema käes. Saaremaa on tugevalt Taani kuninga võimu all. Natuke Lõuna-Eestist kuulub Poolale ja suurem osa Eestist kuulub siis Venemaale ja siin keskel on nõrgakene Hertsog Magnuse territoorium. Kui Poola alustas sel aastal oma pealetungi, jõudis ta umbes Pihkvani välja, aga Rootsi põhjas tegi teisigi samme. Ta vallutas ära Hiiumaa ja kõik ülejäänud Hertsog Magnuse territooriumi vähem kui aastaga, sest see territoorium oli niivõrd kehvasti kaitstud ja niivõrd demoraliseeritud sõdurite poolt valvatud. Sealt edasi tungis Rootsi väed Virumaale. Vallutas ära suurem osa Virumaast ja jõudis Narvani välja. Samal ajal tegi Poola oma suuri pealetunge ja vallutas ära endale Viljandi, Pärnu oli juba tema käes ja Tartu ka. Venemaa oli kaotanud nii Rootsile kui ka Poolale ja oli sunnitud vaherahusid kirjutama. 1582. aastal kirjutas ta vaherahu Poolaga ja 83. aastal Rootsiga. Niimoodi lõppes Liivi sõda Eestis. Liivi sõda mõjus Eesti rahvale ülimalt halvasti.
sõda kestis niivõrd kaua ja kestis niivõrd kindlatel piirkondadel, et mitmes kohas Eestimaal eestlased täitsa surid ära. Mitmed piirkonnad, Kesk-Eesti eriti, oli täiesti inimestest tühi. Jah, sõda ei olnud see, mis inimesi ära tappis, vaid peamiselt nälg, mis sõjale järgnes, epideemiad, mis mädanevatest laipadest tekkisid. Mis oli veel hullem, Eesti rahva piinad polnud läbi. Peatselt uhksid uued sõjad ja uued väljakutsed Eesti rahvale ellu jääda. Esimene neist valitsejatest oli siis Rootsi, kes valitses kogu Põhja-Eestit. Rootsi kuningas moodustas Põhja-Eestist eraldi kubermangu, keda valitseb kuberner. Kuberner põhimõtteliselt on sõjaline juht ja natuke kogub makse ka. Aga suuremalt on ta sõjaväeline eesmärk. Üks huvitav asi, mis kehtestati eestlastele Rootsi ajal, Rootsi territooriumitel, oli sõjaväekohustus, kus iga 30 talu kohta tuleb üks ratsamees anda. See oli eestlastel uus ja sellest hoolimata elu oli suhteliselt libe. Rootsi, nagu me teame, oli Lutheri usku ja ta tegeles kiiresti reformatsiooniga. Reformatsioon on siis see protsess, kui üritatakse rahvast katoliikliku usust ära saada. Ehk piiblit toodetakse enda emakeeles. Kõik preestrid siis peavad aitama inimesi, aga mitte neile ütlema, mida Jumal neilt käsib. Ühtlasi piiratakse kirikuvõimuga väga kõvasti sellega, et kirik ei tohi müüa patulunastuskirju, kirju, mis patust vabastavad, ja ei tohi ka liiga suurt võimu omada valitsemise üle. Reformatsioon oli kahte tüüpi. Üksest oli Lutheri usku, mis tähendab, et kirikut piiratakse, katoliiklikus juuritakse välja ja kõik on õnnelikud. Nüüd oli kalvinism. Kalvinism tähendas siis seda, et kirik kaotatakse täielikult ära ja piibli järgi valitsetakse maailma ja piibli järgi peab iga inimene elama. Eestis oli levinud Lutheri usk. Reformatsiooni koledam pool oli see, et inimesed, kes olid katoliiklased, kes pooldasid kirikut, neid kiusati ja neid tapeti ja neid isegi piinati. Aadlikud, kes olid tugevalt ikka katoliiklased, võitlesid Lutheri usu vastu, saati riigist välja ja tapeti ära. Preestrid, kes õpetasid katoliiklik ladina keeles, need pandi põlema. Seega päris rõve oli. Aga Eestis eriti siia ei puutunud. Talurahvas võttis hästi kiiresti Lutheri usu omaks ja ka aadletega suuremasi probleeme polnud. Sellega poolest talupojad jätsid oma paganlikke juuri ning 100% ei olnud mitte kunagi ristiusklikud. Poolat valitses toona mees nimega Stefan Bator. Tema eriti ei pidanud lugu vanadest kommetest, mis Eestit valitsid ja ta muutis veidikene ümber. Kogu Eesti alad ja Lätiad kokku tegid üheks suureks piirkonnaks Poolas. Ja kas need omakorda vootepiirkonnadeks. Need vootepiirkonnad olid sellised, et Eestis oli neid 3 tükki. Üks oli Pärnu oma, siis oli Tartu ja siis oli Võnnu ehk Ceesis oma, kuulus Valga. Need siis olid 3 suuremat territooriumi, mis olid eraldi valitsetud ja need omakorda siis läänistati ehk jagati aadetele ja teistele inimestele ära. Poola, nagu me teame, oli katoliiklik ning võitles katoliikluse poole. Ja niipea kui Poola sai oma sõjast, mis poole enda kätte otsustas ta, et tuleb alustada vastu reformatsiooni. Reformatsioon on siis see, kui rahvas ütles kirikust lahti, hakkas lugema endakeelseid piibleid ja hakkas ise mõtlema, mida Jumal ütleb. Vastu reformatsiooni oli vastupidine protsess, kui kirik ütles, et ei, tulge tagasi meie rüppe, hakake lugema, kuulake, mida preestri ütleb ja kuulake, mida täitke preestri sõna. Vastu reformatsioon nägi siis selline välja, kus katoliikliku vastased, aadlikud tapeti ära, pandi põlema, preestrid ka tapeti ära, pandi põlema ja talupojad, kes polnud nõus, neid karistati veidikese. Vastu reformatsioon Eestis ei olnud kuigi edukas, aga sellega poolest on osa Eesti ajaloost. Saaremaa kannatas Liivisõjast kõige vähem ja see on rahvastikul kõige tihedam ja piirkond kõige rikkam. Seega algas pisikene talurahva väljaränne Saaremaalt, asustamaks õremalt asustatud piirkondi, mis kannatasid sõjas rohkem. Niisiis, Taani oli väga õnnelik, et sai endale sellise rikkama piirkonna. Balti saksid õigustest seal kuigi palju ei muutunud, aga nad hakkasid kiiresti erinema ülejäänud Eestist, kuna Taani valitses neid. Tekkis oma maapäev, tekkis oma rüütelkond, tekkis oma pealinn. Nimelt Kuressaare sai linnaõiguse alles Taani ajal. Taani riik küll eriti palju õiguse ei kärpinud, aga tahtis ikka valitseda see väga rangelt. Niisiis, Balti saksidel eriti luba ei olnud valitseda seda uut provintsi Saaremaad. Ühtlasi suurendati ka talupojagade õigusi nagu Taanis.
Sellest hoolimata Taani aeg Saaremaal oli väga hea ja seda mäletatakse kui väga head aega. Mitukümmend aastat järjest valitsesid Eestit siis 3 suurt kuningriiki. Esimene, Põhja-Eesti, oli siis Rootsi valduses. Siin on näha neid punaste nuppudena. Teine, Taani, on nüüd valgete nuppudega. Ja 3. on siis Poola, kes kontrollis suuremat osa Lõuna-Eestist ja ta on siin hallide nuppudena näidatud. Meil oli ka Venemaa, kes valitses Petserimaad, aga see Venemaa riigi mõju oli Petserimaa suhteliselt väike ning seal midagi erilist ei muutunud. Ja seda ei peeta Eesti ajales eriti tähtsaks ajärguks. Aga see 3 kuninga valitsemise olukord Eestis püsima ei saanud jääda. Peamine põhjus oli siis Poola ja Rootsi vahelised tülid. Aastaks 1600 valitses Poolat mees nimega Sigmund III ja Rootsit mees nimega Karl IX. Nad olid ühest perekonnast, aga nad vihkasid üksteist. Nad valitsesid 2 hiiglama suurt impeeriumi, kes mõlemad tahtsid siis endale Läänemerd saada. Poola kontrollis Kesk- ja Lõuna-Euroopat suuremat osat ja Rootsi kogu Põhja-Euroopat. Ainuke piirkond, kus nende sõjaväed kokku said maa peal sattuda, oligi Eesti ja siin see peamine rünnak algaski. Aastal 1600 algas Poola-Rootsi sõda. Rootsi oli oma hiiglama sõjaväe mobiliseerinud Eestisse ning läks äkiliselt pealetungile. Poola garnisonid, kes siin kaitsesid, olid nii ehmatanud rünnakust, et nad jooksid minema või langesid. Ja 1 aastaga suudeti ära vallutada suure enamus Eesti linnadest. Ja suurem osa Lätimaast. Riigat vallutada ei suudetud, kuna seal oli liiga palju sõdureid ja liiga suur kaitse. Aga sellest polnud midagi, valmistuti piiramiseks. Samal aastal algas ka Eestis nälg. Ja see nälg mõjus Rootsi sõduritele päris halvasti. Sellepärast, et ei naisnud eriti hästi toitu enam, ümberringi hakkasid talupojad surema ja haigused hakkasid levima. Lisaks sellele võttis Poola kuningas end kokku ning kutsus oma hiiglama suure ratsaväe siis Eestit tagasi vallutama. Poola ratsavägi oli väga hirmus ja väga efektiivne asi. See oli trumpäss põhimõtteliselt, mis poolakatel oli. Ja sellega nad siis hästi kiiresti tungisid Rootsi armee kallale ja vallutasid selle ära. Suurem osa rootslastest langes, ülejäänud neist põgenesid minema. 4 aastat kestis siis suur rünnak linnade nimel, kus linnad piirati ära ja lõpuks suutis 5 aasta jooksul Poola endale tagasi vallutada kõik linnad, mis ta kaotas. Lisaks sellele läks ta veel ka edasi rünnakule ja vallutas ära Paide ja jõudis suurem osa Virumaa ära vallutada. Lõigati siis Rootsi valitsuse pooleks, kes siin oli. Sellega küll sõda ei lõppenud. Peamine võhm kadus ära Eestis, sellepärast, et Poola sõdurid läksid siis lõunasse tagasi. Oli veel üks koht, mis oli sõtta tulnud ja kus Rootsi ja Poola sõdurid kokku said. Saksamaa. Saksamaa on pisikesteks linniriikideks lagunenud, mis siis valisid endale pooli, kelle pool sõdida. Ja osad linniriigid läksid Rootsi, osad Poola poole ja neist siis tuli kaitsta emma-kumma poolt. Nii siis Poola ja Rootsi kuningad oma armeedega keskendusid nüüd Kesk-Euroopasse. Aga Eestis sellest sõda ei lõppenud. Eestis hakati kiiresti moodustama talupoegadest pisikesi armeekesi. Need pisikesed armeekesed olid väga nõrgad, nad ei suutnud ära üksteist vallutada või tungida suurte linnade kallale, aga nad rüüstasid niisama. Ja see rüüstamine oli päris jõhker, sellepärast, et hästi paljud Eesti ja Läti talupojad hukkusid selle käigus. See oli mõttetu 15 aastat järjest kestnud lahingute seanss. Aasta 1611 langes Karl IX lahingus ja tema asemel tuli võimule nimega Karl Gustav II Adolf. Ja tema siis võttis oma armee, mis oli võidelnud pikka aega Saksamaal, oli hiiglama relvi ja kogus uuesti need Eestile. Aastal 1621 oli siia nii palju sõdurid kogutud ja läks suurele pealetungile. Ja 4 aasta käigus jällegi tungis ta poolakate kallale, kes olid toona päris nõrgaks läinud, sellepärast, et Poola oli hästi palju sõdinud Kesk-Euroopas ja vallutas ära siis terve Lõuna-Eesti ja Tohu-Tonti, viimaks ka Riia. Ja sellega lõppes verevalamine Eestis, aga 4 aastat kestis sõda veel edasi Poola ja Rootsi vahel. Aastal 1629 kirjutati alla Altmargi rahule, mille käigus siis lubati, kogu Eesti jääb Rootsi kätte. Teisi katseid Rootsi ja Eesti vallutamiseks enam ei teinud. Rootsi suutis siis ära vallutada kogu mandri Eesti, aga jäi üks piirkond, mida ta ära vallutada veel ei suutnud. Selle jaoks oli vaja paar aastat oodata. Peeti üks pisikene sõda Taaniga ja aastal 1645 see lõppes. Seda tegevus Eesti veel ei puudutanud.
Aga selle sõja lõpus peeti vaherahukõnelused. Kirjutati alla Prõmsub rahu. Ja selle rahu tingimused olid sellised, et Taani peab loobuma Saaremaast. Ja Rootsi sai selle endale. Seega aastaks 1645 oligi kogu Eesti piirkond saared hulgas Rootsi käes. Kokku oli Eestis olnud 70 aastat sõda Liivi sõjast selleni, kui Rootsi täielikult ära suhtis kogu Eesti okupeerida. Ja see sõdade periood oli Eestis olnud täielik hukatus. Kõige suurem tapja oli loomulikult nälg. Aga loomulikult ka haigused ja muud sellised asjad tegid oma töö nagu alati. Eestlaste arv vähenes 400 000-lt 100 000-le ainult. Mitmed piirkonnad olid laastatud ja Eesti rahvas ei suutnud üksi päini ja ära täita. Rootsi kunn ka loomulikult tahtis kuidagi olukorda parandada ja Eestis hakkas hästi kiiresti tulema uusi ja teisi rahvusi elama. Eestisse tulid venelased Venemaalt, natuke see loomulikult neid ainult, soomlasi, rootslasi, kes asusid rannapiirkonnad ja jäid sinna väga pikaks ajaks elama, mõnelt poolt Kesk-Euroopast poolakaid ja selliseid inimesi, ka šotlasi, hollandlasi, põhimõtteliselt igalt poolt ümberringi naabritest tulid neid. Ja eestlaste arv hakkas seetõttu väga kiiresti taastuma ja peast oli uuesti 400 000 peal. Kõik need rahvad, kes siia tulid välja arvatud siis venelaste ja rootslaste, segunesid Eesti rahvaga ja rikastasid meie kultuuri. Meie keel sarnaneb väga näiteks inglise keelele ja vene keelele just selle sama perioodi pärast. Mitte kunagi Eesti ajaloos pole olnud nii palju võõramaalasi Eestis, mitte eestlasi. Ja peatselt kadus see mitmekisus ära, kõik segunesid ja kõik muutusid ühtlasemaks ja õnnelikumaks. Peale seda, kui Rootsi kunn vallutas ära siis kogu Eesti, kõik alad, kus eestlased elasid, otsustati, et vanad rüütelkonnad, piiskopkonnad ja vana keskaegne süsteem toimida ei saa enam. Kuna see pole mõtet, kuna Rootsi valitses seda piirkonda. Niisiis otsustati, et tuleb uus regionaaljaotus Eestile välja mõelda. Otsustati, et Eesti jaotatakse kubermangudeks. 2 kubermangudeks täpsemalt. Põhja-Eesti kannab nime Eestimaa kubermang ja Lõuna-Eesti hakkas nime kandma Liivimaa kubermang, kui kuulus siis natukene Riiat ja kõvasti ka Lätit. Saaremaa ei Liivimaa kubermangu ja Hiiumaa ei Eestimaa kubermangu. Iga mõlema siis kubermangus valitses kuberneer, kes oli sõjaväeline juht ja kogus maksis. Ta oli kuninga käe pikendus. Selline süsteem jäi Eestisse pidama Rootsi aja lõpuni ja veel kauem, kui Rootsi aeg lõppes. 1611. aastal suri Rootsi esimene kunn ja võimule tuli mees nimega Karl Gustav II Adolf. Ta oli Rootsi kõige kuulsam, kõige tugevam kuningas, kes tegi suuri reforme nii Eestile kui ülejäänud Rootsile. Peale selle, et Eesti poolakute käest ära võitis, pidas ta ka veriseid sõdu Saksamaal, keset Läänemerd, Taaniga, igal pool mujal. Iseenesest rootslased hindavad teda väga kõrgelt ja ta on ajalukku jäänud ka Eestisse kui üks väga hea mees. Kui Poola-Rootsi sõda algas, olid kõik aadlikud ja baltisaaksid suuremat osalt Rootsi poolel, kuna Rootsi lubas, et kõik õigused jäävad siia nende kätte ja Rootsi proovis ka rohkem seda territooriumi endale saada, seega olid rohkem pühendunud sellele. Kui vanakuningas suri uus asemele tuli, situatsioon muutus. Kuna Karl Gustav II Adolf ei hoolinud siinsete baltisaakside, talupoegide, linnainimeste üle eriti palju. Asi selles, et ta suhtus Eestisse kui territooriumisse, mis tuli ära vallutada ja ära valitseda. See, et siin on mingi hunnik aadleid, kes ütlevad, et meil on õigus, me ristirüütlid, me tahame seda territooriumi endale, meile lubas seda valitseda, seda üldse ei huvitanud. Ja kuna Rootsi oli nii tugev sõja lõpus ja ristirüütlid olid nii väsinud sellest sõjast, siis pole midagi teha ja kuninga otsus jäi peale. See, et Rootsi uus kunn oli kergelt türannlik, ei tähenda seda, et ta oli halb kuningas. Peamine teene, mis ta Eestile tegi, oli hariduse valdkonnas. Karl Gustav II Adolf uskus siiralt, et inimesed peaksid olema targemad. Talupojad peaksid saama haridust ja aadlid peaksid olema niimoodi ökonoomilisemad ja targemad. Niisiis, aastal 1630 lõi ta gümnaasiumi Tartusse. Gümnaasium sai oma territooriumi kohalikult aadlikult, kes Tartu ümber elasid ja see territoorium, need talupojad hoidsid siis ülevalt toidu ja maksudega. 31. aastal lõi ta ka ülikool gümnaasiumid Tallinna ja Riiga.
Olles sõjakampaanial 30-aastases sõjas, mis oli kõige verisem sõda üldse protestantide ja katoliiklaste vahel, allkirjastas ta oma laagris dokumendi, mis lõi siis Tartu Gümnaasiumi Tartu Ülikooliks. 1632. aastal loodud ülikool oli Balti regioonile ainulaadne ja Ida-Euroopas esimene ülikool üldse. Õppimine käis seal ladina keeles, mitte saksa keeles. Ja sinna said minna kõik seisusest inimesed, kui natukene raha oli. Tähendab siis aadlikud linnainimesed ja talupojad ka võisid sinna minna. Erinevad keskajast olid ülikoolid veidikese muutunud. Keskajal õpetati ülikoolides ainult religiooni ja võõrkeeli, võib-olla natukene matemaatikat. Aga nüüd õpetati ülikoolides paljugi enamat. Religioon, võõrkeeled ja matemaatika jäid, tulid juurde meditsiin, õpetamine, peenem arhitektuur, üldse kõik teadus oli arenenud kaugemale. Seega ülikoolis sai nii mõndagi teada ja see polnud ilma asjata. Eestis esialgu rääkisid ainult sakslased, aga mõne aja pärast läksid ka sinna mõned haritumad eestlased minema ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. 1634. aastal suri sõja käigus Karl Gustav II Adolf. Ta suri selles samas 30-aastases sõjas, mis oli väga verine ja väga raske sõda, mis kogu Euroopa praktiliselt ära laastas. Niisiis, kes saab Rootsil trooni enda? See oli küsimus. Karl Gustavil vendi vedesid ei olnud. Ta oli tütar, Katariina. Tema saigi endale trooni. Ta oli 7-aastane ning tema ei olnud otsene valitseja. Selle asemel valiti tema ette selline konsus, selline nõukogu, kes tema eest valitseb. Ja niimoodi tehti päris pikka aega. Suus nõukogu, kes siis Katariina eest justkui valitses, otsustas, et oleks parem anda siin see Eesti võim justkui mingil määral tagasi rüütelkonnale. Niisiis otsustati, et rüütelkonna tunnistatakse ning see lastakse olla. Maa nõukogu tuleb uuesti tagasi ja võimu natuke hakatakse rohkem jagama rüütelkonnaga. Rüütelkond saab teatud kohtuvõimud ja organisaatori võimud endale tagasi. See võim, mis siis Balti aadid tagasi endale said, väljendus maanõukogu loomisel. Maanõukogu oli siis kuberneri kõrval teine kõige võimsam aste üldse. Kui kuberner tegeles siin sõjaväega ning kuningakäsku täitmisega, siis maanõukogu tegeles otseselt siin valitsemise, turvamise, teedeehitamise sellise asjaga. Maanõukogu kuulus 12 aadlit. Et 12 aadlit valiti sinna siis ülejäänud aadlite poolt, maapäeva poolt, aga hiljem nad hakkasid eluaeg jääma ja nad ise valisid endale uusi liikmeid. Seega põhimõtteliselt olla maanõukogus oli nagu olla eliitklubis, kes saab valitseda. Aasta 1654 loobus Katariina oma troonist. Ta oli katoliiklane, ta tahtnud protestantlikku riike valitseda. Tema asemel tuli võib-olla meeles Karl X. Ta oli täiesti tavaline, mitte midagi erilist, ta ei teinud. Aga päeva teda aasta 1660 tuli võib-olla meeles Karl XI. Ta oli suhteliselt hea valitseja, aga halb diplomaat ja suhteliselt halb kindral. Sellest hoolimata teetis Eestisse vägagi suure jälje ja isegi päris hea jälje, kui nii võtta. Rootsi ajal, kui Eestis valitses Rootsi, toimusid linnades aga veel muutused. Eesti linnasid ei toetatud enam nii palju. Kaubaõigused võeti ära ja linnad üleüldiselt hakkasid kiiresti alla käima. Sellest hoolimata linnades elu läks edasi ning mõningad muutused tulid. Rootsi kunn kehtestas manufaktuurid linnadesse, mis tähendab seda, et talupojad läksid sinna suurtesse justkui vabrikutesse. See suured piirkonnad linnas, kus tehti ainult tööd. Seega töö läks palju organiseeritamaks. Sellest kõigest hoolimata kaubavahetus eriti ei toiminud ja linnade suurus ikka vähenes ja vähenes ja vähenes. Rootsi aja lõpus oli ainult umbkaudu 10 000 inimest kõige suuremas linnas Eestis. Üks asi, mis Eestis muutus väga palju, oli kohtusüsteem. Kohtusüsteem muutus siis keskajast, uusaega ja Rootsi stiilis loomulikult. Kui vanasti oli niimoodi, et siis talupojatülide osas rääkis läänimees ja otsustas läänimees, mis on õige, ja aadlike tüli osas otsustas siis ordumeister või piiskopkonna juht, mis juhtub, siis olukord veidikene muutus. Ma kohe ka selgitan täpselt. Kui siis 2 talupoega omavahel tülitsesid, läksid need esimesse kohtusse, mis oli siis laokohtus. Laokohtus põhimõtteliselt siis otsustati, kes talupoeg on õige ja vale. Kui aadlik omavahel tülli läksid, siis nad läksid mõisakohtusse. Ja mõisakohtus siis hakati nende tüli ära. Kui talupoeg oli väga tige ja väga mõjuvõimas, mis harjukult ei olnud, siis ta sai kaevata oma otsus edasi ja minna siis ise ka mõisakohtusse, kus siis hunnik aadlikke ise otsustavad, mis on õige ja mis on vale.
kui mõisakohtus on mingi hiiglama suur tüli või kui keegi tegeleb riikliku riigi reetmisega, läheb ta edasi riigikohtus. Ja riigikohtus Eestis oligi see sammune maanõukogu. Ja maanõukogu kõrval oli veel üks kohus, mis siis oli sillakohus. Nüüd sillakohus ei olnud otseselt selline kohus, see oli rohkem hunnik aadleid ja arhitekte ja riigiametnikke, kes otsustasid kohtu teel justkui, mis on õige Eesti infrastruktuuri arendamisel. Nad tegelesid politseiga, sildade ehitamisega, kus nimi tulebki, ja teede ehitusega. Ja kui midagi läks tülli, kui mingi arhitekt ei olnud rahul millega läks, siis sinna kohtusse kaebama otsust. Jällegi, kui seal ei olnud rahul millega, menti riigikohtusse, ehk siis maanõukogu ette. Kui nüüd olukord on ikka päris kriitiline ja millega pole mitte keegi rahul ja kõik protestivad, läheb see inimene, keda süüdistatakse või kes süüdistab kedagi edasi kuninga enda ette. Ja kuninga otsus siis on seadus ja selle vastu enam ei saa. Ja see siis on, kuidas Eesti uus kohtusüsteem välja nägema hakkas. See, et oli Rootsi aeg, ei tähendanud seda, et Eesti jäi suurtest sõdadest puutumata. Rootsi ala lõpmata sõdis oma naabritega. Kõige suurem sõda, mis Eestit puudutas, ei olnud üldse Rootsi ja kellegi vahevalguses. Siin ees on praegu Euroopa kaart. Sinised on neutraalsed riigid, punane on Rootsi impeerium, valge Taani, hall on meil siis jällegi Poola ja roheline jällegi Venemaa ja islamiusulised riigid on meil siin kollakat värvi. See on siis kaart aasta 1654. Sellel ajal pidas Poola veriseid lahinguid Venemaaga. Venemaa oli peaaegu Varssavi ja Vilnius ära varutanud. Varssavi ja Vilnius on siis Leedu-Poola 2 pealinna. Rootsi nägi, et kurat võtaks, Poola on väga nõrk, oleks aeg rünnata. Ja Rootsi siis oma kuningaga Karl 10. läks rünnakule. Tema tungis läbi oma saksa liitlaste Poolale teiselt poolt kallale. Ja poolakad olid täitsa abitud. Venemaa sai aru, et ühel hetkel peab tema vägi ja Rootsi vägi kokku puutuma. Ja see tähendab tal surma, sest et Rootsi vägi oli palju paremini organiseeritud. Ühtlasi algas toona ka ülestõus Ukrainas, millega Venemaa pidi kiiresti tegelema, sellepärast et Osmani impeerium ja Krimmi kasahid tahtsid kõik seda endale saada. Niisiis, aastal 1656 sõlmiti vaherahu Poolaga. Olgu pealegi, me jätame teid üksinda. Teie kosuge, rünnake ja pekske Rootsi välja ja meie tuleme teile kuidagi viisi appi. Esialgu pretsiti siis maha Ukraina ülestõus, peeti paar lahingut kasahide ja nende samuste Osmani impeeriumlastega ja siis seati oma silmad ülejäänud Rootsi territooriumitele. See Kesk-Euroopa tüli jõudis ka viimaks Eestisse. Kui 1656. aastal alustas siis Vene armee oma hiiglama suurt pealetungi. Tema armee oli väga suur ja väga võimas ja vägagi hästi juhitud. Ta suutis ära valutada Tartu ja kõik selle ümbruskonna, Valga ja jõudis hakata ka kiiresti piirama Riiat. Ühtlasi tegi ta ka teise rünnaku ära valutades Narva ja suurema osa Ida-Virumaast. Ühe aasta jooksul olid ära valutanud jällegi umbes 3% Eestimaast. Aga siis puhkes Eestimaal katk. See katk oli päris laastav, paljud linnad hakkasid ära kiiresti surema ja paljud Vene sõdurid nakkusid sellesse haigusesse. Vene sõdurid kaotasid nii palju elusid, et nad sunnitud sõjategevuse lõpetama ja pikkese relvarahu allkirjastama. Selle aja jooksul siis kogus Rootsi sõjavägi oma armee siia ja Venemaa oli sunnitud järjekordselt taganema siinsetelt aladelt oma vigaste ja poolsurnud sõduritega. 1568. aastal kirjutati Narval vaherahu, mille järgi siis Venemaa peab loovutama sellest territooriumist ja mitte kunagi enam siia kallale tungima. Mõneks ajaks jäi Virumaa veel Venemaa kätte, ent aasta 1661, kui järjekordne sõda oli ta sunnitud ka siit taganema ja kogu Ingerimaaga Rootsi kätte andma. Vene-Rootsi sõda puudutas ka Eestit ja mõjus Eestile väga halvasti hariduse valdkonnas. Tartu Ülikool oli see peamine asi, mis siis kannatas. Tartu Ülikool oli olnud Tartus ainult. Kuid venelased okupeerisid ära Lõuna-Eesti peaaegu Riiani välja. Niisiis Tartu Ülikool aastal 1666 kolis Tallinnasse. See oli Tallinnas 1 aasta, kui algas katkuepideemia. Oli taga üle 75% linna inimestest suri. Seda, et suurem osa õpetajaid ja üliõppilasi kõik kadunud. Niisiis Tartu Ülikool pandi aastal 1667 kinni. Kuidas mõnda aega elanikkond taastub ja hakati kuningalt nõudma uusi asju,
ja aastal 1690 avati see uuesti Pärnus, kus Tartu Ülikool siis püsis avatuna Rootsi aja lõpuni. Niisiis suudeti venelased Eestimaalt ja Liivimaalt välja juunad peksta. Ja see tähendab seda, et sõda lõppeks. Aastal 1660 tuli sõtta ka Taani, kes hakkas siis otsekohe ahistama Rootsi mereväge ja tegi tema sõja Poolaga suhteliselt võimatuks. Samal aastal suri lahingus Karl X. Paari kuu pärast tehti vaherahu taanlastega ning kaart jäi suhteliselt samaks. See oli ainukene suurem sõda, mis siis Eestit puudutas terve selle Rootsi aja jooksul. Pähe seda, kui kogu Eesti Rootsi alla läks, oli Balti aadliku olukord veidikene keeruline. Alguses, kui Karl Gustav Adolf võimule, oli olukord päris kehv. Nad kuule täiega vihkisid seda meeskonna ja tahtsid valitseda. Pärast seda, kui Karl Gustav teine ära suri ja Katariina võimule tuli, olukord veidikese muutus ja nad said rohkem võimu. Koos selle võimuga nad läksid veidikese ülbemaks ja tegid seda, mis nad olid alustanud ja viiri ülestöös järel. Nad hakkasid üha rohkem õigusi talupõegalt ära võtma ning üha rohkem nüüd oma maaga ja endaga siduma. Talupõed pidid rohkem tööd tegema, pidid rohkem orjastatud justkui olema ja ei saanud ära enam ka minna. Talupõed proovid põgeneda ja võeti kinni, midagi polnud teha. Ja oli aja küsimus, kui seadus siis pidi muutuma ja midagi tuli teha riigivõimude poolt. Olukord kulmineeris senikaua, kuni viimaks aastal 1671 saatis kuningas Karl XI käsu välja, et kõik talupõed peavad olema seotud oma maaga ning peavad kuuluma oma aadliketele. Ja sellega loodi pärisorjus Eestis. See, et Luteri usk vähendas kiriku võimu, ei tähendanud seda, et ta oli kiriku olemise vastu. Vastupidi, ta oli sundis, et inimesed peaksid minema kirikusse ja saama jumalikku haridust ja õppima ära, kuidas piiblit tõlkida. Tulti siia avastati, eestlased ei käinud eriti palju kirikus ja käisid metsas loodust kummardamas. Ja see oli ikka väga halb asi. Hakati kiiresti ja palju jõhkramalt kui varem karistama inimesi kirikus ei käinud. Kohati nad pandi häbiposti paariks tunniks, kohati nad tegid peksti veidikese. Üleüldiselt eestlased hakkasid kiiresti kirikus käima, et neid karistusi vältida. Avastati ka seda, et paljud eestlased on ise mingid usujuhid, kes siin metsas ravivad inimesi ja teevad rituaale. No nendega küll kohe läbi ei saa üldse. Kõik paganad tuli ära põletada ja pandigi põletama, nagu katoliiklased. Algas niimoodi nõidade põletamine. Nõidade põletamine ei olnud naiste asi, vaid kohati põletati Eestis palju mehi, kes siis olid vanad preestrid, vanad loodused mungad justkui niimoodi. Ja see oli päris traagiline, kuna niimoodi hävines suur osa Eesti vanast usust, mis siiamaani pole taastunud. Kohati olid eestlased need, kes koputasid niimoodi, et see mees seal on mingisugune vana looduse preestrid, pangeda parem põlema, ma tahaks seda maad endale näiteks. See kõigetahes oli päris kurb episood Eesti ajaloos. Mis puutub Luteri usku ja seda seost talupõegad, siis Luteri usk ütleb niimoodi, et talupõeg peab oskama lugeda ja peab aru saama piiblist, et piibli järgi elada. Ja niimoodi ka Rootsis siis oli. Niipea kogu Eesti oli Rootsi käes, aastal 1637 Henrik Stalk lõi esimese eestikeelse õpiku. Ja see oligi ristuse eesmärgil, et inimesed saaksid piiblit lugeda. Eestikeelne piibel oli toona juba olemas. See õpik, mis ta lõi, oli päris selline kehv. See oli väga saksapärane, kuna see Henrik Stalk oli ise sakslane. Ja sellest hoolimata see oli esimene õpik, mis eales loodi eesti keeles. Esimesed eestikeelsed piiblid olid ainult jupiti piiblid ehk teatud osad piiblikesest. 30 aastat järjest vaieldi, kuidas peaks uus piibel välja nägema. Tehti mitmeid õpikuid, kõik olid liiga halvemad ja ei olnud eriti tasemel. Sest Eestis oli nii palju murdeid ja mitte keegi on parem eesti keelt uurida. Ja saksa keel oli eesti keelest niivõrd erinev. Sellest hoolimata aastal 1686 andsid välja Andreas ja Andrian Virginius, isa ja poeg, preestrid, oma esimese eestikeelse piibli Vastu testament, mis oli siis Vana testament. Umbkaudu 10 aastat hiljem, aastal 1693 andis Johannes Hornung välja ka esimese kõige parema eestikeelse grammatikaõpiku, mille põhjal loodi ka eestikeelne Tallinna murdes olev kirjakeel, mis jäi siis Eestile mitmeks ajaks aastaks püsima. Ja niimoodi siis saigi Eesti oma kirjakeele. Nüüd, kui siis eestikeelne piibel, eestikeelne grammatikaõpik oli valmis, oli aeg hakata aga harima eestlasi. Ja kõigepealt seda tegid siis vaimulikud, kohalikud külapreestrid. Kõik õpilased, kõik lapsed, üks laps perekonnas peab minema kord nädalas tema juurde ja talle õpetatakse siis kirjutamist, lugemist ja muid asju.
Esialgu talle kirjutamist ei õpetatud, aga mõne aja pärast hakkas ikka seda õpetama. Aga see oli ülimalt ebaefektiivne ja oli vaja ikka midagi riiklikku ja midagi, mis toimib. 1680. aastal lõpuks otsustati, et tuleb siis luua kohustus harida talupoegasi. Nimelt iga kihelkond ehk siis iga mõis sai endale kohustuse luua üks kool, kuhu siis saab minna igast talust üks talupoeg ehk talupoja poeg. Probleem selles, et baltisaksed eriti sellega nõus ei olnud. Noh, nende sõna ei lugenud eriti palju ja kuninga sõna ei tegelikult peale. Aga baltisaksed oli vabandus, polnud Eestis õpetajaid ja Aadel ise õpetama ei hakka. Ja preestrid ka polnud eriti palju õpetajaks. Niisiis, alles aasta 1684 otsustati, et tuleb luua Tartu Ülikooli veel üks haru, mis tegeleb õpetajate otsese koolitamisega. Selle juhiks määrati mees nimega Bert Gottfried Forselius. Tema oli vägagi selline põhjalik inimene ja ta alustas otse kohe eestlastest talupoegade õpetamisega õpetajateks. Kokku üle 120 inimese esimese korraga muutsid paugust õpetajateks. Aasta 1688 võttis Forselius end kokku, kes 2 kõige paremat õpilast ja sõilas Stockholmi kuninga ette, et temaga juttu puhud, et ta rohkem toetaks Eesti haridust. Kuningas oli vaimustatud, ütles, et väga hea. Tagasi teel Forselius aga läks põhja koos oma õpilastega. See oli kurb, sellepärast, et ilma Forseliuseta keegi teine Eesti hariduse edasi edendanud. Sellest hoolimata need 100 õpilast, kes õppisid ja said õpetajateks, jätkasid oma tööd ja jätkasid Eesti harimist. Ja pikka mööda hakkas õpetajaid juurde ka tekkima. Nii et Forselius tehtud töö lõpetati kellegi teise poolt kui Forselius, aga ikkagist pärand jäi alles. Karl 11. oli muidu suhteliselt hea baltiaadrite vastu, aga aasta 1694 saasis ta välja ühe käsu. Ja see käsk andis nime siis redukteerimise käsk. Nimelt 5/6 Eesti territooriumist võttis riik endale ja kõik aadrid jäid ilma oma maadest. See aja saadikid ikka väga vihaseks, et tekkis tohutu suur vastupanu liikumine rootslaste vastu. Aga talupoegade tähendas see ainult head, kuna territooriumitel, mis siis võeti riigi omaks, ei viisitud üldse jälgida, et teooriat tehakse ja pärisorjust peaaegu kaotas selle ära. Sellest hoolimata sai aadlikud väga-väga tihedaks ja see vastupanu viis Põhjasõjani välja Rootsi vastu. Aga Karl 11. suri peatselt ära aastal 1697, kuskil 3 aastat pärast seda, kui ta selle käsu andis. Tema asemel oli Karl 12, aga tema ka midagi ei muud. Põhimõtteliselt valitsusaja lõpul Eestis pärisorjust praktiliselt ei olnud enam. Aga see oli õnnetuse läbi, mitte Rootsi valitsuse plaan. Rootsi aegu, kui siis aadrid maadsid Rootsi võimuga ja pärisorjust tuli, haridus tuli, pärisorjus läks, käis eestlaste eluolu kui selline kõvasti alla. Nimelt, vahepeal põgenesid Eestisse hunnik venelasi. Uskusid siis vana-vene usku ja läksid tüllid saariga. Ja nemad tõid Eestisse siis kange alkoholi. Ehk eestlased hakkasid kiiresti endale viina põletama. See viis selline, et eestlased jõid hästi palju, nende tervis läks halvemaks ja üleüldiselt kultuuritase langes. Lisaks sellele hakati ka kiiresti tubakat tarbima. Tubakas, mis oli pärit siis Ameerikast, mis oli just äsja koloniseeritud. Selle tagajärjel tekkisid ka kõrtsud, mis olid kiriku poolt kontrollitud. Hästi palju kuulujutte hakkas rääkima ja hakkas ka selline tagakiusamine ja peksmised ja igasugused päris valed asjad. Seega põhimõtteliselt eestlaste eluolu käis Rootsi ajal kõvasti alla ja kultuuritus samuti.